Austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 1. töönädala neljapäevase istungiga. Ja lugupeetud kolleegid, nüüd on teil võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Kersti Sarapuu, palun! Austatud istungi juhataja, austatud Riigikogu liikmed, tere hommikust teile kõigile! Annan üle Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni poolt ettevalmistatud otsuse eelnõu. Selle eelnõuga soovime luua probleemkomisjoni rahvastikukriisi lahendamiseks. Nagu ka meie koalitsioonileping ütleb, on uue valitsuse peamine väljakutse Eesti rahvastikuprobleemide lahendamine. Probleemkomisjoni loomine ongi üks samm selle eesmärgi poole. Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni peamine eesmärk saab olema süvitsi teemaga tegeleda ning leida üles need probleemid ja võimalikud lahendused, mis tänase olukorra teisipidi veerema peaks panema. Aitäh teile! Tanel Talve, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Teate, head sõbrad, kui teil vähegi võimalust on, siis ma paluks tähelepanu, sest et minu meelest on täna meil väga oluline verstapost meie tänases töös. Enne valimisi, kui mu tuttavad said teada, et ma kandideerin Riigikokku, siis väga paljud ütlesid, et mis sa loll oled, et see on niikuinii midagi ära teha ei saa, mõttetu koht. Minu 1,5 aastat siin teie seas on näidanud seda, et tegelikult saab ära teha küll, kui väga tahta. Ja täna on verstapost ühes väga tähtsas teemas, nimelt riigireform. Kui riigireformist eriti siin majas rääkida ei tahetud, küll aga rääkisid sellest kõikvõimalikud institutsioonid, alates ettevõtjatest ja lõpetades juristide ja muude toredate inimestega, siis täna oleme jõudnud nii kaugele, et me moodustame probleemkomisjoni riigireformi teema arutamiseks. Ja sotsiaaldemokraatide eestvõttel on vahepeal tehtud päris palju tööd selle nimel ära. Nimelt on põhiseaduskomisjoni juures töötanud lausa eraldi töörühm. Me oleme oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutanud riigireformi siin. Ja täna on mul siis au üle anda Riigikogu otsuse eelnõu Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks, mille on mul hea meel öelda, et esitanud 3 fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon. Nii et aitäh teile, et te olete seda teemat tõsiselt võtnud ja jõudu meile selle tööga edasi tegelemisel. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 2 eelnõu. Riigikogu juhatus otsustab nende edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd aga palun kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 82 ja puudub 19 Riigikogu liiget. Head Riigikogu liikmed, täna on meil päevakorras kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine eelnõu 353 esimene lugemine. Juhin tähelepanu, et selle päevakorrapunkti arutelul on igal Riigikogu liikmel võimalus esitada ettekandjale 1 suuline küsimus. Ma palun juhtivkomisjoni poolseks ettekandeks kõnetooli kultuurikomisjoni liikme Toomas Jürgensteini. Palun. Hea eesistuja, head kolleegid, siis
käesolev eelnõu puudutab Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogude liikmete nimetamist ja põhjused on lihtsad. 14. detsembril 2016 kultuurikomisjon esitas Riigikogule otsuse eelnõu Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse uute Riigikogu liikmete nimetamiseks, sest Riigikogu liige Mart Soosaar oli omal soovil Riigikogu liikme kohalt tagasi astunud ja teiselt Riigikogu liige Aadu Must oli omal soovil Rahvusraamatukogu nõukogu liikme kohalt tagasi astunud. Ja lähtuvalt siis Rahvusraamatukogu seaduse paragrahv 8 lõikest 7 nimetab Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul nõukogusse uued liikmed ajani, mis on jäänud asendatavate liikmete volituste lõpuni. Ja kultuurikomisjonis olime me kenasti üksmeelsed. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanek oli nimetada Rahvusraamatukogu nõukogusse minu pinginaaber Barbi Pilvre ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanek nimetada nõukogusse Toomas Väinaste. Ja kultuurikomisjon otsustas veel, et komisjoni esindaja on siinkõneleja ja tegime ka ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus. Aitäh! Aitäh! Teil on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Aitäh, hea ettekandja! Te kirjeldasite väga täpselt selle otsuse õiguslikke aluseid, aga kus on selle otsuse moraal? Rahvas on ju lugenud palju tekste ja pealkirju ja sellest, kuidas nõukogusid puhastatakse Riigikogu liikmetest ja see justkui oli siis peamine ajend ühel hetkel, miks ka valitsus kukutada. See oli selline, põhjustest võib pikalt rääkida ja need on kindlasti olemas, aga see oli nagu selline avapauk, et puhastame Riigikogu liikmetest nõukogud. Poliitikud ei kõlba. Et kus selle otsuse moraal on ja selle seaduse regulatsioon? Kuidas saab üks Riigikogu liige olla üldse nõukogu kõlblik? Aitäh! Aitäh! Ja see on õiglane küsimus ja ma oleksin olnud imestunud, kui seda küsimust ei oleks tulnud. Ma mäletan, Rainer Vakra sai mõni aeg tagasi vist umbes analoogilise küsimuse. Ja eks ma valmistusin ja ma vastaksin ühe looga. See puudutab kahte male korüfeed. Andres Ammas parandab mind, kui mul see lugu on valesti meeles. Boris Spasski, kes oli siis maailmameister aastatel 69–72 ja meie enda igavene teine Paul Keres. Ja see on Boris Spasski mälestustes. Ta oli saanud maailmameistriks ja ostis uue auto ja sõitsid, Keres istus kõrval. Ja oli üsna palju liiklusmärke, kus olid kiiruspiirangud. Spaskil oli uus auto, ta oli öelnud, et nii palju mõttetuid piiranguid. Ja Keres ütles talle umbes niimoodi, võib-olla mul ei ole väga täpselt meeles, et nii kaua kui seadused ei ole ideaalsed, elame nende seaduste kohaselt, mis on. Et mulle tundub, et ma vastaksin umbes niimoodi. Ka mina olen Riigikogu liikmete kuulumisel nõukogudesse suhteliselt, skeptiliselt meelestatud, aga antud juhul me elame seaduste kohaselt. Aitäh! Kalle Palling, palun! Ja aitäh, hea Toomas, väga hea lugu. Et minu arust Riigikogu liikmed võiksid kuuluda küll nii erinevatesse nõukogudesse kui erinevatesse siis äriühingute nõukogudesse. Tähtsaim oleks vaid see, et need, kes neid liikmeid sinna nimetavad, suudaksid põhjendada vähemasti 3 lausega, miks need inimesed just konkreetsesse nõukogusse kuuluvad. Aga küsin, ega te ei ole oma fraktsioonis arutanud või koalitsiooni eest seisuses, et kui kaugel on
nõukogude komplekteerimise siis nimetamiskomitee loomine, mis suurelt teie koalitsioonileppes välja käidi? Aitäh! Aus vastus, hetkel jään vastuse võlgu. Võimalik, et tegemist on minu ebatäiusliku mäluga, aga mul ei ole meeles, et ma oleks osalenud kusagil koosistumise, olgu ta formaalne või mitteformaalne, kus sellel teemal oleks kuhugi jõutud. Aitäh! Arto Aas, palun! Aitäh! Kas te võiks täpsustada, et mis on nõukogu liikmete tasu ja kes on teised nõukogu liikmed? Aitäh! Nii. Teised nõukogu liikmed on Riigikogu liikmed Igor Gräzin, siis Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor Jüri Ers, riigiarhivaar Priit Prisko, ja ametikoha järgi kuulub nõukogusse Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe ja kultuuriministri asekantsler Tarvi Sitsi. Ja nüüd siis vastavalt eelnõule Barbi Pilvre ja Toomas Väinaste. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove või küsimusi, vabandust, siiski. Kalle Palling, teil on ainult üks küsimus selle päevakorrapunkti raames. Järgmisena palun Aivar Sõerd. Jah, austatud juhataja, austatud ettekandja, te jätsite vastamata Arto Aasa teisele küsimusele. Palun vastake sellele ka. Aitäh! Aitäh, vabandust. Ma oma niisugusele selektiivsele mälule, nagu juba enne vihjasin, see on lihtsalt leitav, aga tõesti hetkel ma ei tea. Aga see on lihtsalt leitav. Võime koos hiljem maha istuda, natuke guugeldada ja me leiame sinna vastuse. Aitäh! Kristen Michal, palun! Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Aga mis te ise pakuksite, palju see õiglane tasu võiks olla? Aitäh! Ma olen elupäevad olnud kooliõpetaja ja ma ei ole alati seda sugugi mitte vältinud, et kui niisuguse küsimuse puhul, mis ei ole põhimõtteline, siis esireast keegi kas suuga teeb liigutusi või kuuldavalt ütleb summa. Ja minu kõrvu, ma ei nimeta nimesid, kuuldus kusagilt summa 60. Ja mulle tundub, et 60 eurot kuus. Oli, jah? Nii et mul on hästi suur au, kui seesama minu mõte läheb senise seadusandja mõttega kokku. Nii et ma pakun 60 eurot kuus, kui ma eksin, siis vaatame koos järele ja niisugune see vastus hetkel on. Aitäh! Toomas Kivimägi, palun! Aitäh, lugupeetud ettekandja! Minuni tegelikult on jõudnud sellised kuuldused, et kultuuriminister on teinud ettepaneku kutsuda tagasi ühe Riigikogu liikme sihtasutus Teater Endla nõukogu koosseisust, viidates teie väärtustele ja põhimõtetele. Kas ei ole tegemist siin topeltstandarditega, kui Rahvusraamatukogu puhul on see aktsepteeritud, aga täpselt analoogse sihtasutus Teater Pärnu Endla puhul ei peeta seda põhjendatuks? Tänan. Nii, aitäh. Ma sain aru, et tegemist on esialgu veel kuuldusega. Et mul on küllalt raske, kommenteerida kuuldust, mida ma ise kontrollinud ei ole. Aga mulle tundub ikkagi, et nii nagu ma ütlesin, minu niisugune
niisugune, nii nagu vist ka nimetati, moraalne alus on võib-olla seesama Paul Kerese sõnad, et seadused on ebatäiuslikud, me kõik püüdleme selle poole, et nad oleksid täiuslikumad ja missugusel puhul, ütleme, antud küsimuses on Riigikogu liikmete olek nõukogudes õigustatud, kus koha peal võib-olla on see mõttekas. Ma möönan, see on niisugune teema, millele ma hetkel kindlasti ei ole valmis vastama. Aitäh! Järgmisena palun Jaak Madisson. Aitäh, austatud Riigikogu istungi juhataja, hea ettekandja. Aga äkki oleks mõistlikum, kui te praegu ei oska täpselt öelda, kui suur see tasumäär on ja peame siin umbes pakkuma, et 60 eurot või pluss miinus vähem, et äkki oleks mõistlikum uuesti selle eelnõuga siis järgmine nädal uuesti tagasi tulla ja hakkame uuesti siin nagu infot selgitama ja me saaksime täpse ülevaate, sest ega selline otsustamine on ikkagi väga vasturikas ja kes saab nõukogu liikmeks, et ma arvan, ega see ei ole niisama siin kiiresti ära otsustada rohelise lõpule vajutamine, et ma arvan, see vajab väga põhjalikku analüüsi ja selgitustööd. Mis te arvate teie ettepanekust, et praegu võtaks selle asja tagasi ja tuleks uuesti järgmine uuesti saali ja räägime täpselt üle need faktid ja asjaolud, et kui palju tasustamismäär on ja kõik muud sinna juurde? Aitäh! Ja Jaak, aitäh! Nii nagu ma ütlesin, mul on 25-aastane kooliõpetaja kogemus ja ma üsna täpselt tunnetan ära, millal öeldakse ette valesti ja millal öeldakse õigesti. Ja ma täiesti olen sellega nõus, et siin saalis on antud küsimusest minust tunduvalt kompetentsemaid inimesi. Ma tajusin nende kompetentsemate inimeste poolt abi ja ma usaldan neid, nii et ma ei näe mingit põhjust seda eelnõud tagasi võtta. Aitäh, aga küsimus on kindlasti põhjendatud. Helmut Hallemaa, palun. Aitäh, eesistuja ja ettekandja, et siin on nii palju rahast räägitud, kui minust endast rääkis, mina olen nõus ka sellesse nõusse minna ilma rahata ehk ilma 60 eurota, kui seda vaja on. Aga minu küsimus on sisuline, et on erinevaid nõukogusid riigis, antud juhul on tegemist rahvusraamatukogu, ma rõhutan eriti rahvusraamatukogu. Kas teie näete ka seda, et see nõukogu ongi selline, kus meie peaksime selle töös oluliselt osalema? Aitäh! Aitäh! Mul on siin üsna mitmeid ahvatlusi, kuhu suunas nagu oma mõtterännakuid seada. Ja veel mul jäi tänamata, see on jällegi hästi hea küsimus. Ta natuke seondub ka selle küsimusega üleüldse ja tõepoolest rahvusraamatukogu, rahvusooper, mis tuleb meie ette vist tuleval nädalal, ma ei ole kindel. Ma olen aeglase mõtlemisega, aga jätame selle ka kohviku teemaks. Mulle tundub, siin me saame õige mitmeid filosoofe mängu tuua, isegi religiooni. Mul hetkel nagu oma mõtete koondamine läheb võib-olla pisut visalt. Aitäh! Henn Põlluaas, palun! Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud sõnavõtja. Huvitav, et täna ei ole poolt sõnagi räägitud sellest isikust, siis, kes kandideerib või on mõeldud selle koha peale. Et ma arvan, et kui me sellist otsust peame tegema, kes ja kas, siis oleks täiesti elementaarne, et lugupeetud sõnavõtja annaks meile ka ülevaate siis kandidaadi ehk siis Barbi Pilvre taustast, senisest tegevusest, tema plaanidest seal nõukogus, mis poolest just nimelt tema on kohane selle koha peale, mitte keegi teine isik ja nii edasi, et paluks kõike seda informatsiooni ka. Ilma selleta ei ole võimalik ju otsustada.
Aitäh! Ja kas ei teki siin mingisugust ka huvide konflikti, kuna tegemist on ajakirjanikuga kunagisega? Aitäh! Aitäh! Küsimus, ma arvan, et küsimus on loomulik. Huvide konflikti puhul, ma ei ole kindel. Barbi Pilvre on Riigikogu liige, me kõik oleme, mitte kõik, aga nii mõnigi meist on kunagi pidanud väga erinevaid ameteid. Minu esimene amet oli insener zooloogiamuuseumis, sealt edasi tuleb veel kummalisi ameteid. Tuletõrjuja olen olnud, et otsida huvide konflikti kunagi peetud ametist, see ei tundu mulle väga niisugune mõttekas. Aga jällegi võin kinnitada, Barbi Pilvre on väga võluv ja meeldiv vestluskaaslane ning mulle isegi tundub, et ma võib-olla ei ole vääriline teda iseloomustada, nii et Riigikogu kohvik on kindlasti sobiv paik, kus te saate kolleegile vajalikud küsimused esitada. Aitäh! Järgmisena palun Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja, hea ettekandja, et te mitmed korrad rõhutasite oma õpetajaametit ja ma isiklikult olen kindlasti teile tänulik, et te sellise missiooni oma elus olete võtnud, et seda ametit pidanud. Aga mul tekkis üks dilemma lähtuvalt sellest etteütlemisest, et kuidas te käituksite ise siis, kuidas te käitute selle õpilasega, kes on tulnud teile vastama ja kasutab oma teadmiste pagasit läbi etteütlemise, et kas te saadaksite teda kohe tagasi ja paluksite tal järgmine kord uuesti tulla või teeksite kerge märkus, alandaksite hinnet ja juhiksite tähelepanu, et järgmine kord võõrast abi mitte kasutada. Aitäh! Aitäh! Tegelikult see on küsimus tänapäeva koolisüsteemi kohta või tänapäeva kooli kohta üldisemalt. Ja jällegi, võtame näiteks kontrolltööd. Kuigi, ma ka seda möönan, et me oleme vist natuke kaugele läinud eelnõu teemadest. Kontrolltöö tegemist avatud materjalidega, ma tean, et mõni õpetaja ütleb, et kontrolltöö tegemine avatud materjalidega on mahakirjutamine. Minule see väga meeldib, tähendab. Materjalid on ees, õpilane peab leidma need võimalused, kuidas ta loob seosed, kuidas ta paneb seosed, ütleme, või leiab need fookuspunktid. Ma olen teinud ka kontrolltöid grupina, 2-3-kesi. Tänapäeva maailm mulle tundub, et ta nõuab üsna palju niisugust tiimitööd ja niisugused numbrid on tegelikult, ma ütlen robustselt Google'i abil, aga seal on neid võimalusi palju, üsna lihtsalt leitavad. Nii et kui mõni õpilane ütleb ette mingisuguse puuduoleva fakti küsimuse, eluaasta või minu poolest sündmuse toimumise aja, näiteks sündmuse toimumise ajad, on oluline, missugune sündmus toimus enne mida ja missugune pärast mida. Aga see, et kas missugune oli nende täpne toimumise aeg, Aadu Must võib-olla vaatab mind natuke kriitiliselt, aga selle leiab tänapäeva tehnikaga üsna kähku. Nii et üldjuhul niisugused etteütlemised, mis puudutavad teatud puuduvat fakti, ma olen patsutanud õlale ja tavaliselt ei ole midagi ette võtnud. Aitäh! Järgmisena palun Laine Randjärv. Aitäh juhataja, hea Toomas, et mitte sellepärast ma ei tule sulle praegu appi, et sa oled mu
lasteõpetaja ja väga armastatud õpetaja olnud Hugo Treffneri gümnaasiumis, vaid kui heale kolleegile. Toomas, ma olen siin, sa ei näe mind, jah? Et tegelikult on ka selliseid etteütlemisi, mis nagu faktidele põhinevad ja ma tahan saalile öelda, et on olemas Rahvusraamatukogu seadus ja seal on kirjas selline lause. Nõukogu liikmele makstakse tasu kuni 2 kuupalga alammäära ulatuses aastas vastavalt tema osavõtule koosolekutest. Ehk siis infoks, tegelikult see 60 võib olla ka muutlik, sellepärast et see tuleneb sellest, missugune on palga alammäär ühel või teisel aastal. See arvutatakse tulenevalt sellest statistilisest tulemusest ja see võib olla erinev. Nii et hea Toomas, sulle kui heale kolleegile kultuurikomisjonis selline väike etteütlemine. Aitäh ja see näitabki, et kuidas grupitöö või rollimängud aitavad tänapäeva koolis teatud teemasid selgitada. Aitäh! Järgmisena palun Aadu Must. Aitäh, juhataja. Lugupeetud Toomas, sa väga sümpaatselt räägid üldharivat juttu ja ma arvan, et sellest on tõepoolest kasu. Aga kas sulle ei tundu, et see nõukogude küsimus, selgitamine, mis on sihtasutuste nõukogud, mis on äriettevõtete nõukogud, on nii segane ja erutab nii sügavalt, eriti tasupoolest meie kolleeg Reformierakonnast, et sellest peaks tegema järeleaitamise tunni. Mul hiljuti üks selline tund oli, kui üks praeguseks küll parlamendist lahkunud Reformierakonna liige oli täis püha viha, et kuidas teda kutsuti tagasi ühe kliiniku või nõukogust, kus ta oli ministri poolt nimetatud, ja Aadu Must valest erakonnast või õigest erakonnast, võtta nüüd kuidas on Tartu Ülikooli kliiniku nõukogus edasi. Ma tema rahustuseks tõepoolest astusin tagasi, et vaatamata sellele, et ma olen linna esindaja, ei oleks ta suurt õudsat solvumust. Nähtavasti need teemad on hästi segased. Kas teha mingisugune järeleaitamistund headele kolleegidele, kes sellest teemast hästi aru ei saa, või nähtavasti peaks seda tegema mitte kultuurikomisjonis, kus seda teha, aitäh? Aitäh! Kas seda nimetada järeleaitamiseks tunniks või selgeks rääkimise tunniks, mulle tundub see hea mõte ja ma olen selle mõtte eest väga tänulik. Aitäh! Aitäh, ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Kas fraktsioonide liikmetel on soov avada läbirääkimised? Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel Jürgen Ligi. Aitäh, austatud juhataja, austatud Riigikogu. Aadu Must läks tõredaks ilma asjata. Tänane dispuut oli loomulikult heatahtlikult lõbus, mitte kuri, aga teema ise selle taga täiesti tõsine. Ma arvan, et me oleme teinud Riigikogule ja parlamentarismile tegelikult karuteene sellega, et oleme lasknud avalikusse agendasse sellised pealkirjad ja hoiakud, et Riigikogu liikmed on kuidagi räpased, et nemad ei tohi kuuluda mingitesse juhtorganitesse ja et see kuidagi siis on korruptiivne või ka isegi põhjus, miks kukutada valitsus. Riigikogu liikmed on siiski avalikkuse esindajad ja küsimus ei ole nende ametis, Riigikogu liikmete kuulumine sihtasutuste või ka äriühingutesse nõukogudesse või ka avalik-õiguslike asutuste nõukogudesse ei ole iseenesest vastuolus põhiseadusega, nagu on loodud üks müüt ühe ja mitte ülejäänud õiguskantslerite seisukoha järgi, vaid probleem on ainult nende määramise viisis. Antud juhul määrame me Riigikogu liikmeid Rahvusraamatukogu nõukogusse väga laitmatul viisil ja meie fraktsioonil ei ole selle vastu absoluutselt mitte midagi. Meil on teinekord inimeste vastu, kes sinna määratakse, mitte inimeste endi, vaid nende pädevuse vastu. Me näiteks arvame, et Kitsekari ei ole väike ooperikoori mudel ja sellepärast ei peaks selle kogemuse põhjalt kuuluma Rahvusooperi nõukogusse.
aga meil ei ole ka selle inimese vastu midagi, sest kindlasti tema elukogemus on väärtuslik ja lihtsalt see ei ilusta seda protsessi. Aga kindlasti ei muuda seda protsessi räpaseks see, kui inimene, kellel on vastav haridus, juhtimiskogemus ja et tema on määratud kuhugi riigi ettevõtte nõukogusse. Ei, mina olen kuulunud mitmesse riigi ettevõtte nõukogusse, saanud sealt üliväärtusliku kogemuse, olnud alati pigem kõige aktiivsem ja sisulisem nõukogu liige. Ja ma ei kahetse seda, ma ei pea ennast räpaseks. Mul on juhtimiskogemus, mul on majandusharidus, mul on ettevõtlusharidus, mul on veel haridusi, mis võimaldavad mul kaasa lüüa strateegilises juhtimises. Ma olen ka strateegilise juhtimise kursusi läbinud, rahvusvahelisi kursusi, mis lubavad olla ja selles mõttes ma ei häbene üldse, et ma kuulun ja ütlen, ma võiks edasi kuuluda. Et ärme ennast määrime parlamentarismi kui sellist ja võtame selle teema tõepoolest sisuliselt ette. Ma ei arva, et selle tulemus peab olema Riigikogu liikmed nõukogus, aga me peaks ennast puhtaks pesema sellest poliitilisest määrimisest, kus me oleme ise olnud osalised. Riigikogu liikmetega ei ole minu teada olnud olulisi korruptsiooni või selliseid kahtlusi, huvide konflikti juhtumeid nõukogudes. Minu teada ei ole neid olnud. On olnud eks-Riigikogu liikmetega, on olnud poliitilise taustaga inimestega, aga mitte sellepärast, et nad on olnud Riigikogu liikmed. Nii et hääletame kõik üksmeelselt selle nõukogu poolt ja oleme sõbralikud edasi, ärme kurjad ole. Täna oli meil aega, täna oli meil lõbus, aga teema selle taga on tegelikult tõsine ja puudutab meid kõiki. Aitäh! Aitäh! Rohkem, siiski sõnavõtt koha pealt. Aadu Must, palun. Mind veidi häiris kolleeg Jürgen Ligi solvav repliik Martin Repinski kohta, mis oli üheselt tuvastatav isikurünne ja samas ma küsiksin kultuurikomisjoni esimehena, kuna ainult meil on pädevus eelnõusid muuta, mis esitatakse nõukogu liikmete kohta, kas Jürgen Ligi kandideerib oma kõrgesti kiidetud kõikvõimsuses ehk Rahvusooperi nõukogu liikmeks, kuna ta on alati nii abivalmis, nii lahke, olevat ka sõna võtnud ja aidanud igal pool. Ma olen nõus tegema Martin Repinskile ettepaneku oma kandidatuur tagasi võtta Jürgen Ligi heaks. Aitäh! Head kolleegid, meil otseselt ei ole ette lähtud sellist korda, et kohal istudes oleks võimalik omavahel pingpongi pidada, aga tulles vastu siin ilmselgelt Aadu Musta soovile, annan võimaluse Jürgen Ligile vastu repliigiks. Ole hea, Jürgen Ligi. Ausõna, mul ei ole pähegi tulnud, et ma peaks kuuluma Estonia nõukokku. Ei ole pähegi tulnud. Mul ei ole vastavat ettevalmistust ja ma ei oleks seal usutav. Aitäh. Aitäh. Rohkem läbirääkimiste soove ei ole. Austatud Riigikogu tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ei saanud sellele eelnõule muudatusettepanekuid esitada. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 353 OE lõpphääletus ja me läheme hääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine eelnõu 353. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Eelnõu poolt hääletas 70, vastu 1 ja erapooletu oli 5 Riigikogu liiget. See eelnõu on otsusena vastu võetud. Head kolleegid, sellega on tänane istung lõppenud. Soovin kõigile tulemuslikku töönädala jätku.